üks mäng on olnud. Kell 1 läksid vastamisi siis turniiri avamängus Slovakkia ja Island. Ja juba Melissa Rei tuleb sealt number 16. Proovis nagu 1-1 ära teha, aga ja värav Gretli Pihlak, naiskonna kapten, lööb kohe alguses 5. minutil värava ja viib Eesti juhtima ja millise värava. Ilusti suunatud sinna taha posti, taha nurga poole. Oi, ja nüüd on mingi tähistus välja mõeldud. No väga äge. No super, see on kindlasti väga hea algus Eestile ja annab sellele tiimile kindlasti enesekindlust juurde igale mängijale. Mingis mõttes selline pingelangus, et siis nüüd saab nagu loodetavasti võtame ära siis selle olukorra ja pole paha löök. Ütleme nii, et pole paha löök ja päris hea vastus Eesti koondise väga varajasele väravale ja see on ka veel väga varajane värav, sest käimas on alles 9 minut ja mängus võib-olla vahepeal see palli tabamus võib olla selline ettearvamatu, et ise ka ei saa aru, mis teed. Ja nüüd praegu Eesti on tulemas rünnakule ja Kosovo väravaht võtab seal päris jõhkralt Eesti mängija maha, aga kastis väljas kahjuks. Siit praegu Eestile penaltit ei tule. Aga jällegi väga heast kohast karistuslöök. Ja eks see niimoodi päris täpselt ei saa aru. Saavad selliseid nagu ehmatusrünnakuid nii-öelda teha praegu Eestile. Aga siit Eesti tuleb hästi pikk pall ette. Ja Pärnik paneb ette söödu ja jälle toimub kastis kukkumine ja seekord see on penalt. Ja päris kindlalt lööb ära. Väravaht küll arvas selle suuna nagu ära. Ja tegelikult löök ei olnud. Ma ütleks, et see ei olnud siuke pomm, mis ta enne lõi esimese väravana. Aga väravasse see läks ja saab jälle tähistada terve tiimiga. Huvitav. Kas neid asju on enne harjutatud või kus need tulevad, ilmselt ikka kokku lepitud ja kas võtta omaks ja panna pall käima, vaid kohe ette ära ja hästi tuleb siin Eesti läbi liinide ja tuleb jälle hea tugevusega löök. Väravaht küll vist sai näpud vahele, aga väravas see on ja Eesti ikkagi kasutab väga hästi praegu oma seda eduseisu nii-öelda mängijate näol ära, et neid on rohkem väljakul ja siit järjekordne tähistus tüdrukutelt. No sellist ma pole isegi näinud, nii et võib-olla on tegu tähistusega, mis on neile endal välja mõeldud. See on igatahes väga lahe ja kui järel siis eks näis, kas nüüd teisel poolel on mingi muutus tehtud või ja siit praegu tuleb Kosovo ründaja väga hästi tegelikult teeb selle pressi, saab palli ja surub selle sinna taha nurka ära. Eestlannad siin viisakalt aitavad kiiresti palli jälle keskele toimetada ja ilmselt siit Kosovo saab väga palju indu juurde, mis siis, et nad on vähemuses. Tahetakse see viigi värav ikka ära vormistada. Päris hea pall kasti ja ongi olemas kolmas värav. Täpselt nii, nagu ka eelmine nurgalöök oli kuidagi plaanitud, et number 5 või sellele, kes iganes sinna taha posti nagu jookseb, sellele peaga. Bogdanilt tuleb infot, et liigne kiirustamine toimub, aga seda on ka näha, et võib-olla kohati mõtlemata pannakse see pall ühe kätte ja jälle number 10
lihtsalt läheb lõpuni. Lihtsalt läheb oma jooksuga lõpuni. Kiirete jalgadega saab selle palli endale enda kasuks nagu ette võetud ja selle põhimõtteliselt tühja lükkab ülinapilt tegelikult Eesti kaitsjad. Oleks tegelikult võib-olla isegi jõudnud selle pallini, kui oleks pikali visanud või slaidinud, sest et tegelikult mis ta on sõprusmänguga, sõprusturniiriga, et siin kindlasti ei peaks tüdrukud laskma pead nurgu, et see on ainult võimalusi täismäng siin. Nii ka võtavad seda nagu näha Kosovo, kes on järjekordsele rünnakule tulemas ja löövad 5. värava justkui ei miskist. Päris terava nurga alt ikkagi. Aga enesekindlalt läheb seal Kosovo. Number 9 vist on see mängija. Saab jälle tüdrukutele kaasa tulla elama. Ja Kosovo siit lõpuvilega koos selle võidu võtab.